Imelist Jumalast juhitud uut aastat kõigile. Küsides Jumalalt kahel korral siis mõnepäevase vahega, mis oleks see sõnum, mida ma saaksin täna teiega jagada selleks aastaks, siis mõlemal korral õige kohe anti mulle sellised sõnad: pidage pühaks vägede issandat. Ja ma otsisin selle koha piiblist ja ma loen selle teile ette. See on Jesaja 8. peatükis, salmid 12 ja 13. Ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see rahvas nimetab vandenõuks. Ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu. Pidage pühaks vägede issandat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm. Aasta tagasi siin seistes oli see sõnum, mida ma jagasin, et püha peab saama pühamaks. Et see keskendus meie enda valmistamisele. Ja tänane sõnum seab rõhuasetuse Jumalale, et tema saaks austatud, kõrgeks tõstetud. Ja nendes salmides, mis ma lugesin, tuleb esile see fookuse küsimus ja hoiatus sellest, mis võib juhtuda, kui me hakkame keskenduma liigselt maistele asjadele, kui meie tähelepanu ja meeli hakkab köitma maailma poolt pakutav. Ja siin on hoiatatud, et siis võib juhtuda see, et sa lähed kaasa selle maailma mõtteviisiga ja hakkad uskuma neid vandenõuteooriaid ja kartma neid asju, mida nende loojad siis inimestele justkui maha müüvad. Ja praeguses maailmas on väga lihtne kaotada seda fookust, süvenedes siis erinevatesse uudistesse, võib saada selle käigus kaasa haaratud hoopis nagu millestki muust ja hakata võitlema hoopis mingit muud võitlust kui seda, mida Jumala sõna meilt ootab. Ja pidage pühaks vägede issandat, austage Jumalat, kummardage teda, armastage, keskenduge sellele, mis on üleval, mitte sellele, mis on maa peal. Ja pidada Jumalat pühaks tähendab siis sügavalt aukartusega austada, armastada, pidada kalliks tema väärtusi ja tema kirjutatud sõna ja usaldada selle sõna autoriteetsust ja juhinduda sellest. Et ära lase oma meeli kaasa tõmmata selle maailma mõttearendustesse, teooriatesse ja valvame, et see, mis toimub maailmas, ei köidaks meie meeli ja ei saaks meie elu mõtteks ega rööviks meie eludes, meie südametes Jumalale kuuluvat trooni. Vaid et Jumal saaks selle au, selle koha, selle tähelepanu meie südametes, mis kuulub temale. Et meil on siin maailmas küll oma kohustused teiste inimeste ja riigi ees, nii nagu ka Jumala sõna, see on palju vastavaid juhiseid, aga Jumalale mõeldud kohta ei tohi me oma mõttemaailmas loovutada kellelegi teisele, sest tema on püha. Ja seda mõtet toetab ka Kolossa 3.1. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ja austame siis Jumalat ja oleme siis pühaduse ja aukartusega tema ees ja igatseme Jumala asju ja mõtiskleme nende asjade üle. Amen. Tere hommikust ka minu poolt. Kuidagi ootamatult on saabunud aasta 2022. Soovin kõigile palju Jumala õnnistusi uuel aastal, kõikide lootuste täitumist, tugevat tervist ja armastust üle kõige. Loen Jumala sõnast Johannese 17,
2021. Jeesuse palve, et nad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis ja maailm usuks, et sina oled mul äkitanud. Jah, Jeesus palvetas, et nad kõik oleksid üks. Jeesus nägi siis ette, et tema jüngrid killunevad. Aga Jeesus on pea, tema on meie ühendus. Jah, koos oma Issandaga võime hüpata üle igasuguse müüri ja jooksta lõpuni oma võidujooks ja võita. Olge väga hoitud uuel aastal. Amen. Ma loen meile galaatlastele 6. peatükist. Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Ja ma ei tahagi midagi juurde lisada, et jätkame hea tegemist ja teeme head. Aitäh! Ja kogudus, ma tervitan teid Jeesuse Kristuse nimel, õnnistatud uut 2022. Issanda aastat. Minu mõtetes on väga palju olnud meeleparandus ja mõtted liiguvad taas ja taas meeleparanduse teemade ümber. Ja mu tähelepanu on eriliselt köitnud Danieli palve oma rahva pärast. Daniel, me teame, oli Jumala kartlik. Ta oli mees, kes armastas Jumalat rohkem kui oma elu. Ta kartis Jumalat rohkem kui inimesi ja ta ei olnud nõus tegema kompromisse Jumala kartuse arvelt. Daniel, olles Jumala kartlik mees, õige ja puhas, kui ta oma rahva eest palvetas, siis ta samastas ennast oma rahvaga, selle sugupõlvega ja tema palve Jumala ees. Meie oleme pattu teinud ja eksinud. Oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu. Oleme taganenud su käskudest ja seadustest. Me pole kuulanud su sulaseid prohveteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogu maa rahvale. Sinul, Issand, on õigus, aga meil on häbi silmis. Issand, meil on häbi silmis meie kuningail, meie vürstidel ja meie vanemail, et me oleme sinu vastu pattu teinud. Ja nõnda palvetab Daniel oma rahva eest, samastades iseennast selle sugupõlvega. Ja kui mina tulen palvekoosolekule, siis mul on sageli raske võtta seda meie vormi. Me elame sellises individualistlikus maailmas ja me parandame meelt enesepattude pärast, aga ma tahan üles õhutada meelt parandama iseendi, oma perekondade, aga ka meie maa ja rahva pärast. Sama meelelaadiga ja sama südamehoiakuga, nagu oli Danielil, kes samastas iseennast oma rahva ja selle põlvkonnaga. Amen.
Tere hommikust ka minu poolt. Soovin ka enda poolt südamest õnnistatud uut aastat. Et me istusime vahetult enne uue aasta lõppu, oli meil veel kodugrupp, istusime maas ja jagasime lihtsalt seda, et mida Jumal meile selle aasta jooksul õpetanud on või mida me ootame uuelt aastalt. Ja kui me rääkisime nendest erinevatest asjadest, mida me oleme õppinud, jõudsime selleni, mida me nagu ootame, üks hästi oluline asi või kuidagi, mis me südamest ikkagi läbi tuli või läbi käis, on see, et otsime Jumalat, et tahaks nagu, mida me igatseme, et igatseb nagu olla rohkem või veelgi lähemal Jumalale. Et tuleks ikkagi nagu veel esile neid muutusi ja et me suhe Jumalaga muutuks veelgi sügavamaks. See oli see õhkamine, mis me seal kodugrupis läbi käis. Ja see oli nii armas ja mingis mõttes nagu nii südant puudutav. Me saame minna sügavamale. Me saame taodelda midagi veelgi enamat iga päev koos Jumalaga. Ja ma tahan tõesti südames soovida meile ka kogudusena. Ja kirjakoht, mis mulle südamesse tuli, on Matteuse 7. peatükist 7. ja 8. salm. Paluge ja teile antakse, otsige, te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Otsime, palume, koputame eriliselt sellel aastal. See on ilmselt olnud kõigi jaoks nagu selles mõttes väsitav aasta, nagu Sillegi välja tõi, et igasuguseid uudiseid tuleb uksest aknast sisse ja ei oska enam nagu midagi peale hakata. Igasugused piirangud, ei teagi kuhu minna või mida teha, mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Aga me teame, et meil on alati lubatud ja meil on alati võimalus minna Jumala ette. Me teame, et meil on alati võimalus tulla kogudusena kokku, otsida koos Jumalat, koputada koos ja taodelda seda Jumala riiki kogudusena, üksikuna, et tuleks muutus esile, et oleks üks muutuste aasta, üks imede aasta ja minu igatsus on ja ma tõesti nagu loodan, et see on tegelikult meie kõigi nagu kogudusena see igatsus, et see osadus, mis on kuidagi nagu läbi nende piirangute võib-olla jäänud kuidagi nagu siukseks virvarriks, et see muutuks taas tugevaks. Haarame kinni nendest võimalustest, mis meil kogudusena on, tulla kokku pühapäeval, tulla kokku palvetundides, miks mitte tekitada juurde kodugruppe, et hoida kinni sellest osaduses, et oleks üks otsimise aasta. Amen. Uuel aastal on uued võimalused kogudusena kokku tulla. Ikka ja jälle taas pühapäeviti, tere tulemast. Tule üksi, võtta pereliikmed kaasa, sõbrad kaasa. Pühapäeval kell 11 Jumala teenistus. Palvetunnid, mis on meil möödunud aastal olnud kolmapäeviti 6:30, nihkuvad nüüd teisipäeval 6:30 peale. Sellel nädalal seda veel ei ole, sest nädal on tegemisi täis. Aga nädala pärast, järgmisel nädalal, nädal peale seda, on võimalus teisipäeval ka tulla palvetundi, aga mitte see nädal siis veel. Aga võite kalendrisse kirja panna, et see hakkab olema teisipäeviti 6:30. Eeloleval nädalal aga neljapäeval, 3 kuningapäeval oli kell 6. On meil allianss Jumalateenistus siin samas. Tere tulemast 3 kuningapäeva teenistusele. Reedel, kallid naisterahvad, teile on osaks saanud see tore sündmus nagu naiste õhtu või naiste päev, ikka naiste õhtu vist. Nii et 7. reede õhtul, slaid on ka üleval, kell 6, võtke see aega, et tulla ja olla osaduses teineteisega. Aga nüüd tõuseme ja laulame üheskoos.
südames elab. Iial ei jäta meid sa. Lubadus jääda meie sees taevas soosistab sinu nime. Püha, püha Jumal sa, kõigi kiitust väärt. Jahve. Nimega täidad, alistan ennast, kaetud su armuga ma. Hüüad mu nime, äratad hinge, elavaks saan su nimes. Püha, püha
sest miski pole suuremat. Su arm ja halastus, mis vere läbi mind on päästnud häbist vabastanud. Su armastus kui tuuli, mis põleb ennäiks kõik. Mu igatsus sind kiita on vaid su jalg eest. See tuli mind las puhastada, las su arm mind nüüd viia. Lähemale, kus oled sa, tahan ma vaid rohkem sind. Mind ümbritseb su armastus, mind sõnum ristist alandlikuks teinud on ja hüljatuna sinu ligi seisan ma pole enam endine. Su armastus kui tuuli, mis põleb ennäiks kõik. Mu igatsus sind kiita on vaid su jalg eest. See tuli mind las puhastada, las su arm mind nüüd viia. Lähemale, kus oled sa, tahan ma vaid rohkem sind. Kui mind kutsud, siis järgnen. Risti eest ma kõik loovutan. Jeesus, sul nüüd kuulun ma. Igatsen su puudutust, üht pilku taevast läbi sinu poja au. Ühe hetkega sa elu muuta võid, mis sinus igavene on. Issand, sina oled lootus igavene. Tänu sulle. Issand, tänu, et sina kannad hoolt. Sina kutsud. Sina kannad läbi. Issand, sina oled imeline. Kiitus sulle. Issand, ja me seisame sinu ees avatud südametega. Me igatseme kuulda, mida sinul meile jagada on. Veel ja veel. Issand, sa oled nii rikkalikult meid juba kosutanud. Tänu sulle. Ja ma palun ka ennast sinu kätte, issand. Igatsen olla üks tööriist sinu käes, üks ruupor. Ja issand, tõesti kõik need mõtted ja sõnad, issand, ole sina ise juhtimas oma vaimu läbi. Ja tänu, issand, et sina oled igat ühte meist, ka mind siin kõnetamas ja puudutamas. Aamen. Istuge. Aitäh igale juhatuse liikmele nende tervitussõnade ja mõtete eest. Tõesti, Jumal on juba palju meile öelnud. Minu mõtted on keerelnud ümber lootuse. Ja kui sa igatsed minuga kaasa lugeda, siis pane sõrm Rooma kirja 5. peatüki vahele. Ja ma loengi tegelikult sealt kohe alustuseks salmid 1-5. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie Issanda
Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud. Aamen. Paulus kirjutab päris mitmel korral siin kirjakohas lootusest. Aga ometigi vaadates võib-olla eelmisele aastale ja Allan küll aasta lõpus õhutas meid mõtlema tänulikke mõtteid ja tänama asjade pärast, mida me vahest ei panegi tähele, siis uude aastasse minnes me ootame midagi uut. Tihtipeale lubatakse lubadusi või seatakse eesmärke, aga on lootus uus. Ja üsna palju meid inimestena mõjutab see, mis on just mööda läinud. Kas see on olnud kerge aeg, kerge põli? Kas sa oled läbi läinud raskustest või haigustest, töökaotusest, millestki muust, ebaõiglasest või hukkamõistust, siis on üsna raske hoida üleval lootust ja väga kerge on lootust kaotada. Ja võib-olla sa pole seda ise kogenud, aga me näeme enda ümber. Me näeme kaotusi, me näeme pereliikmeid, kes on hädas tervisega, me näeme neid, kes on majanduslikult raskes olukorras. Ükskõik, mis need mured, raskused on, me võime näha ja kogeda lootusetust. Ja väga lihtne on tulema see lootuse kaotus. Ja isegi siis, kui Jumal on teinud meie eludes imesid, üsna lihtne on ühel kaotusel või ühel vastamata palvel lasta rikkuda tulevane. Nii kergekäeliselt me võime ühe kaotuse pärast muutuda uskmatuks ja öelda, et mis ma enam palvetan, Jumal niikuinii ei hoia või mis ma vaeva näen tühja, ei tule seda niikuinii. Jah, me oleme keerulises ajas. Keeruliste haiguste, olukordade, keeruliste valikute keskel. Seda enam tuleb meil meeles pidada, kes on meie issand. Seda enam tuleks vaadata võib-olla tagasi ja meenutada, mida issand on teinud. Ka mina isiklikult seisan selles olukorras, kus on palveid, mille palvevastuseid meil veel ei ole. Mille pärast olete teie kallid palvetanud, mille pärast olen mina palvetanud. Elame siin samas kirikuhoones näiteks. Kuigi kes teab, oleme igatsenud suuremat pinda, suuremat kohta. Aga ometigi, kui ma vaatan tagasi, siis ma näen, et Jumal on imeden Jumal. Ma olen näinud, kuidas Jumal muudab inimeste elusid. Ma olen kogenud, kuidas ta tervendab. Ma olen kogenud, kuidas ma ise räägin prohvetlikke sõnumeid inimestele. Ja need lähevad täide. Ja see on aukartust äratav. Aga ikka ja jälle võib juhtuda seda, et me laseme ühel ebaõnnestumisel, ühel mitte vastatud palvel, ühel hetkel, kui elu muutub keeruliseks, me laseme sellel oma elu nii kõvasti mõjutada, et see mõjutab meie usku Jumalasse. Jumalasse, kes on saatnud oma lootuse, kes on andnud meile oma lootuse.
Rooma kirja 15. peatükis, salmis 13, ütleb Paulus meile, aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Pauluse sõnade järgi on Jumala lootus meile mitte ainult lootuseks, vaid ka rõõmu ja rahu allikaks. Aga tihti me sellesse lootusesse suhtume justkui Jeesuse poodi minekusse. Me läheme nagu kaubanduskeskusesse ja me küsime endale häid ande ja muuseas piima ka ja siis me rõõmsalt naudime seda elu. Ja kui piim saab otsa, mis siis? Siis me võime pettuda, solvuda. Ja nii on pettumus, solvumine, pettumused, kaotused. Need toovad meie ellu valu. Need millegipärast kustutavad seda lootust. Aga lootus üksnes ei seisne siis midagi ootamises, midagi saamises, vaid selleks on vaja ka usku. Ja tihtilugu ei olegi lihtne öelda inimesele, kes on võib-olla väsinud ootamast, kes läheb läbi kannatustest, ei ole lihtne öelda, et loe rohkem piiblit, kuula Jumala sõna, palveta, see aitab sind. Usu rohkem. Teate, tõeline usk ei tule sellest, et ma lähen ja karjun, ma usun. Minul on usku palju. Tõeline usk tuleb tegelikult reaalsuse tajumisest. Reaalsusest ei ole puudu usk. Usk on see, mis aitab meil näha reaalsuses, mis tegelikult toimub. Ja usu läbi me suudame selles reaalsuses vaadata Jumala poole, paluda Jumalalt, Jumal, muuda seda reaalsust, milles ma praegust elan. See, kui me teestleme, et probleemi ei ole, see on illusioonides elamine. Kui me lihtsalt enda peas nagu canceldame või ütleme, et ei, probleemi ei ole, aga reaalselt need probleemid eksisteerivad, siis sa elad illusioonis. Usk on meie elu reaalsuses. Ja me vajame seda usku veel rohkem ja rohkem. Ja selles usus me suudame kuulutada, et Jumal on armastav ja hea. Hea on istuda põrandaküttega kirikus ja öelda, et elu on lill. Aga need, kes on võib-olla rusude keskel, külmal põrandal, nendel on see palju keerulisem. Jeremiia ütles pärast Juuda ajaloo üht suurt sündmust järgmised sõnad. Need on kirjas nutulauludes 3. peatükis, salmid 25-26. Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Hea on oodata kannatlikult Issanda päästet. Need on sõnad, mida Jeremiia ei öelnud mitte sellel ajal, kui inimesed parandasid meelt ja oli suur pidu. Vaid ta kirjutas need sõnad pärast Jeruusalemma ja Juuda kuningriigi täielikku hävitamist. Kuidas ta seda sai teha? Sellepärast, et ta mõistis, kes on Jumal. Ta mõistis, et Jumalas on lootus. Teate, selle lootuse kaotusega on ka selline lugu, et me elame purunenud ja lagunenud maailmas. Maailmas, mis on katki, mis on pattu langenud. Ja kuigi me võime tahta siin oma tahtmist, siis maailm käib oma rada. Ja Jumalal on oma plaan. Ja vahest me võime selles katkises maailmas oma murede keskel jõuda sinna maane, kus on lihtne öelda, et
me usume, et parem on mitte loota, et mitte pettuda. Sest kui ma usun ja loodan millessegi, aga ma ei näe seda tulevat, siis ma ju pettun. See on nii, nagu ma oma lapsele võin ka lubada mingeid asju, et kuule, ole hea laps, tee nüüd need asjad ära ja võt, siis sa võid saada preemiaks, ma ei tea, kommi või viimasel ajal on teema arvutiaeg näiteks, täielik äraostmine. Aga kui ma unustan lapsele öelda, et kui kell saab 9, siis sa tegelikult ei saa seda aega juurde või sul ei ole võimalik kommi saada. Ja kui ta on oma asjad ära teinud ja ta ei saa oma preemiat, siis see on pettumus. Ja vahest me oleme nii nagu need väiksed lapsedki. Ma olen oma palved ära palvetanud, ma olen omalt poolt kõik teinud. Aga kui minu palve või minu lootus ei lähe täide, siis ma pettun. Ja ühel hetkel, kui ma olen liiga palju pettunud või haiget saanud, siis ma ei taha enam loota selleks, et mitte pettuda. Teate, see on osa plaanist. See on osa plaanist, aga mitte Jumala plaanist. See on osa saatana plaanist. Sest saatana silmis on kõige parem kristlane, murtud, masenduses, täiesti katkine kristlane, see, kes lukustab ennast oma nurka, oma tuppa. Jah, ta võib seal piiblit lugeda, jah, ta võib seal palvetada. Aga ta on seal nurka surutud. Kui meie oleme südames elavad, siis saatan teeb ühte, raske on öelda, mis see sõna on, desarmeerimine. Ta tahab meilt ära võtta need relvad, mida Jumal meile on andnud. Ja ta pingutab selle nimel. Ta käib ja meelitab meid. Ja isegi kui ta näeb, et ta ei saa Jumala üle võitu, ja ta näeb, et ta ei saa ka meie üle võitu, siis ometigi ta käib ja keelitab, et me ise enda sees murduks. Ja paneks maha relvad, millega me võitleme kurjuse vastu. Saatan ei suuda hävitada meie lootusi, unistusi, eesmärke, midagi muud. Aga ta käib ja veenab meid tegema teistmoodi. Ta käib ja veenab meid, et lootusest ei ole abi. Ta veenab meid panema maha Jumala sõjavarustust. Ta veenab meid lõpetama ära seda, mida Jumal tahab meist ellu võib-olla äratada. Mida me siis teeme? Õpetussõnad 13. peatükk, salm 12 ütleb meile: pikk ootus teeb südame haigeks, aga täide läinud igatsus on elupuu. Ja teate, see on tõde nii vaimselt kui ka füüsiliselt, meditsiiniliselt. Need, kes on olnud kaua haiged, valudes, piinades, ühel hetkel neil kaob see lootus, et nad võivad paraneda. Ja nii on ka vaimselt. Kui me oleme pikalt palvetanud, lootnud, siis on meil ka see oht, et me anname alla. Ja nii need, kes on meditsiinis töötanud, teavad ja on näinud haigevooditesse ja on näinud lootusetuid silmi, aga neid inimesi, kes on oma elupäevade lõpus lootust ja sära täis ja rikkust täis, öeldes, et neid on ootamas parem paik. Issanda tõotatud kuningriik. Pidu söömaaeg, mäletate, mida Jeesus mitmel korral tähendamissõnas ka välja toob. Koht, kuhu me kõik oleme kunagi kutsutud. Koht, kus ei ole valu. Koht, kus on rõõm, rahu.
nii Paulus siis meenutab selles samas Rooma kirja 13. peatükis, 15. peatükis, salm 13, kui ta ütles, aga lootuse Jumal on täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. See lootus, millest ta räägib, ei olnud mitte juutidele, mitte ainult neile, vaid ka pagana rahvastele, kõikidele rahvastele. Ja ta ütleb, et Jumal andis selle lootuse. Jeesuse Kristuse näol tuli kingitus meile ja me oleme seda kõike tähistanud. Selleks, et me ei peaks hukkuma. Meile anti uus lootus, uus vabastus, uus tootus. Tootus, et me kunagi võime vaadata päästjale otsa, palgest palgesse. Me vajame seda lootust enda sees, me peame kasvatama seda enda seest. Kallid, ärge loobuge sellest. Isegi siis, kui ajad on rasked, kasvatage endas seda usku. Sest mäletate, Paulus ütles ka, et see lootus kasvab viletsuses. Viletsuses jääte püsima, viletsuses teie rõõm suureneb, viletsuses te kogete tõeliselt seda lootust ja armastust. Mu mõte ei ole see, et minge ja olge nüüd viletsuses, ei. Aga lihtsalt, kui rasked ajad on tulemas, kui haigus vaevab, kui viletsus vaevab, rahapuudus vaevab, tea, et issand on sinuga, ta ei ole sind maha jätnud. Seal on lootus. Ükskõik, mis tuleb, sina ei pea kartma surma, kui sa oled Jumala laps. Sest issand on sulle andeks andnud ja ta igatseb sinuga kohtuda. Ja lootus on justkui nagu jõulukingitus. Ta antakse meile, me võtame selle vastu. Aga kui sa seda kingitust ei ava, või see on nagu jõulukink, mille sa võtad vastu, aga kunagi tulevikus avad, siis ta on ju kasutu. Jeesus tuleb oma südamesse vastu võtta. Temaga tuleb suhted korras hoida selleks, et see lootus jääks püsima. On ajad, millal Jumal vastab meie palvetele. Jah. On aegu, kus ta ei vasta, laseb oodata. Jah. On aegu, kus palved jäävad vastuseta. Jah. Aga oluline on pöörduda Jumala poole. Ikka ja jälle sama armastuse ja lootusega, millega sa tulid tema juurde oma kristlase tee algusaegdel. Jumalaga suhte alustamisel. Hoidke seda lõket enda sees elus. Kasvatage usku ja hoidke seda lootust ja veel enam jagage seda teistega. Nii saab see lootus suuremaks. Jagage seda teistega ka siis, kui elu tundub lootusetu. Issand on lootuse isand. Loen uuesti selle Rooma kirja lõpetuseks. Rooma 5. peatükk, salmid 1-5. Et me nüüd oleme saanud õigeks usuks, siis on meil rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame. Ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse, püha vaimu läbi, kes meile on antud. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Hea issand Jeesus, tänu sulle. Tänu sulle, et sina oled meie elu lootus. Issand, tulles väikse lapsena maa peale, olles meile eeskujuks, elades ja näidates, kuidas tuleb elada. Ja lõpuks suurtes ristipuu peal, sina tõin meile uue lootuse, issand Jeesus. Kindla teadmise, kui meie suhe sinuga on korras, kui me oleme sinu lapsed,
siis on meil ka pääs taevasesse kuningriiki. Ja Isand, kiitus sulle. Tänu, et sina oled meid vastu võtmas. Sina igatsed meid õnnistada. Ja sina oled tõotanud, et sina oled meiega, ükskõik on ajad rasked või kerged. Sina oled meiega hädas ja viletsuses. Issand, tänu sulle selle eest. Tänu sulle, et sina ei jäta meid maha. Sa ei jäta meid üksi. Ja nõnda ka sellel eeloleval aastal. Tänu, et sina oled meie kõrval meid hoidmas, meid juhtimas, meid kaitsmas. Sinu lootus on igavene. Tänu sulle. Amen. Jääme seisma.